kus võib olla lauaarvuti ja sa isegi ei tea seda. Samsung DeX on nagu maa-alune kultus. Paljudel on see võimekus taskus, kuid vähesed teavad olemasolust. Olgu projektiks 65-tolline puutetundlik mänguekraan, Proxmox serveri terminal, kus jookseb Windows, mitmest seadmest koosnev Frankenkompuuter või vöökotti mahtub mängimise ja produktiivsuse komplekt. Pole mina kohanud DeXi kasutajat. Mis asi on DeX, kuidas seda kasutatakse ja milleks ehk sinagi peaksid seda tegema? Samsung ise ütleb järgnevalt. DeX on tarkvaraplatvorm, mis laiendab teie nutitelefoni või tahvelarvuti lauaarvuti kasutaja kogemuseks. Ilukirjanduslik sisu on kena, kuid hunnik keerulisi sõnu rivis, millel puudub sisu, omab vähe väärtust. Igatahes, DeX on pesuehtne Android, mis mõeldud suurele ekraanile. Näiteks avatud rakenduste kogus pole piiratud ja akende suurus ning asukoht meenutab pigem tavakompuutri töölauda. DeXi toetavad kõik Samsungi lipulaevad alates S8-st. See on Droidi-põhine tahvel oma piirangute ja eelistega. Vajutades seda nuppu, muutub see seade kompuutrile omaseks elajaks. Moblade puhul on DeXi kasutamiseks vajalik monitor, telekas või suvaline Windowsi arvuti. Päris äge, eks? Aga milleks mul seda kõike vaja on? Redditi Samsung DeX lõime baasil, kus üle 20 000 liikme, ütlen, et kasutusalad jagunevad järgnevalt. Inimesed, kes tahavad tehnilisi projekte läbi viia, et näha, milleks DeX võimeline on. Konverentside ja kontorite vahel rändavad inimesed, kes ei taha arvutit kaasa tassida. Projektori või ekraani leiad kõikjalt. Tegelased, kes tahavad tahvlis jooksutada rohkem kui 3 äppi korraga. Kui ekraan jääb väikseks, lükka telekas sappa. Inimesed, kes tahavad Mobla aplikatsioone või mänge kasutada suuremal pinnal. Minimalistid, kel ruumi puudus, näiteks paadis või kaubikus elades. Nii et kasutusalasid on kuhjaga. Kui vastav seade olemas, tasub proovida. Tegemist on lausa müügiargumendiga. DeXi kasutamiseks on 4 peamist võimalust. Läbi arvuti aplikatsiooni saad kasutada Androidi rakendusi või kui sul on mõni fail, mida telefonist võõrasse arvutisse kopeerida ei tohi, kuid pead sellega töötama ja saad seda teha seal, kus just oled. Turvalisus on oluline. Kaabliga monitori, televusseri või projektori küljes. Lisa klaviatuur ja hiir ning ongi kontori arvuti sul alati taskus. Ühendades nutitelefoni teleka või monitoriga saad sa seadet ennast kasutada touchpadina kursori liigutamiseks. Üle õhu nutiteleri küljes mängi, vaata videoid või tee mis tahad, aga suurelt ekraanilt. Juhul kui monitoril on olemas Miracast võimekus, peaks ka toimima valutult. Kasutada tahvlist otse DeXi. Ka ilma lisaekraanita on see väga praktiline ja mugav, sest saad korraga mitu asja lahti hoida. DeX toob kokku mobiilse kompaktsuse ja tavakompuutri võimekuse. E-kirja saatmisest kuni pilditöötluseni välja. Enamus inimeste pisipehme Office'i ja Teamsi vajadused katab see kenasti. DeXi jaoks on hunnik aplikatsioone ümber kirjutatud ja need, mis pole, käituvad nagu tavalised Androidi äpid. Juhul kui huvi suur, mine DeXi saidile ja uuri lisa. Lingi leiad video alt. Lisaks on Reddit suurepärane kanal, kus inimesed põnevaid projekte jagavad. Juhul kui aega pole, saada signaal ekraani, tõmba äpp arvutisse või ühenda kaabliga monitori külge ja vaata, kuidas DeX võiks sulle kasulik olla. Ilgelt äge, kui jagaksid oma kogemust ka meiega. Pane näpp üles, kui meeldis. Ja kui oleme sinu silmis selle välja teeninud, mulgusta punast subscribe nuppu. Ära siis herneid ninna topi ja pane DeX käima.